Helena, teie esindate siin inseneriteaduskonna üliõpilaskogu. Mis see organisatsioon endast kujutab? See on siis tudengiorganisatsioon, mis korraldab erinevaid üritusi tudengitele ja kõikidele TTÜ siis inimestele. Et põhigrupp on muidugi tudengid ja ongi sellised näiteks pildid ja homme on meil selline üritus nagu betoonitalent. Et ma saan aru, et te olete siin oma boksiga väljas, aga tegelikult ise korraldate kogu seda üritust. Jah, olen üks korraldajatest, kaaskorraldajatest. Et sisuliselt tudengid, kellel on huvi mingeid asju korraldada, võiksid kindlasti tunda huvi teiega liitumise vastu. Jah, et see on nagu selline koht, organisatsioon, kus näiteks mina ütlen oma kogemuse põhjal, et olen nagu väga palju kogemusi saanud nende 3 aasta jooksul, mis ma nagu siin tegelenud olen. Ja see ongi selline koht, kus kohas tegelikult ma tunnen, et nagu ma saan teha mingit asja ja mul on lubatud tegelikult nii-öelda eksida. Et nagu need asjad, üritusid, mida me korraldame, on küll osaliselt suuremastaapsed, aga need on ikkagi tudengiüritused ja igasuguse kõik selline nagu väikesed eksimused ja need antakse nagu nii-öelda andeks. Kas mõne EAP saab ka kirja või see on puhtalt ikkagi selline mõistlik ajainvesteering tulevikku? No ütleme niimoodi, et tegelikult, mis mina olen näinud, et nende aastate jooksul on nii-öelda seda tudengiaktivismi õppejõudude poolt ikkagi see on nagu hinnas. Et kui õppejõud ikkagi nagu näeb, et ta tegeleb nagu tudengiaktivismiga, et siis nagu ütleme nii, et suhtlus on vabam õppejõuga ja üldiselt nagu see, ma ei ütle seda, et nad nagu nüüd hindavad nagu, ma ei tea, leebemalt midagi sükest, aga nad lihtsalt arvestavad sellega. Võib-olla natukene. Jah, et selles mõttes nagu, igal juhul tuleb kasuks, et kui õppejõud teab siin nagu selles mõttes, et just see suhtlemise pärast ja üldse kõik süke. Isiklikul baasil, milliseid kogemusi peale pilditi oled saanud veel sellest tudengiorganisatsiooni siis, ütleme, projektidest? Et kuna ma ise olen nüüd olnud eelmine aasta, olin siis juhatuse liige, et olen saanud nagu väga palju seda nii-öelda juhtimiskogemust. Et üldse, et kuidas siis seda nagu tudengite gruppi siis korraldada ja üldse neid nagu, ütleme nii, ühel joonel hoida. Ja teine asi on see, et kuidas nagu tudengitele selgeks teha, et need üritused on huvitavad, kus nagu on võimalus käia ja üldse neid nagu kutsuda nagu siia, et üldse see turundus tegelikult on nagu see põhiteema, mis siin nagu on. Millal oleks kõige õigem aeg, et liituda? Millal on tulemas mingi järgmine suurem üritus, kui keegi tahab seda üritust juhtida, millal ta peaks tulema liituma? No tegelikult selle liitumisega on see, et iga kell võib nagu meie juurde tulla, öelda, et nii, nüüd ma tahan teiega koostööd. Tahan tulla juhiks. Ja kas või, et meil nüüd tegelikult ongi tulemas juhatuse valimised, et kui kellelgi vähegi tunne on, et võiks nagu proovida organisatsiooni juhtimist, et tuleb lihtsalt kandideerida ja ongi olemas. Tähendab see nagu sellist suurt ajalist investeeringut või on see nagu pigem fun või kuidas nagu sisetunne ütleb, et teete nagu õiget asja? Ma usun küll, et me teeme õiget asja, et on nagu näha, et tudengite poolt on tulnud tagasiside, et väga hea, et te nagu selliseid üritusi teete. Et see annabki endale ka nagu samas nagu seda motivatsiooni juurde, et nagu ma korraldan ürituse ja tudengitelt, kes seal osalevad, ütlevadki, et mul oligi just seda vaja, et nagu näiteks ongi sellised asjad, nagu oleme teinud motivatsiooniloenguid, kus siis tulevad ettevõtetest inimesed rääkima enda erialast, enda kogemustest ja öeldaksegi, et väga lahe oli, et teine kordki. Ma usun ka, et te teete õiget asja, nii palju kui me oleme suhelt siin väliskülalistega, kes on siia Pilditile tulnud rääkima, siis nad on kõik olnud positiivselt üllatunud, et tudengid nagu teevad nii suurt asja ja tagasiside on olnud nagu väga hea, et soovin teile jätku järgmiseks semestriks või ütleme sügiseks ja aitäh!